kui sul tuju hea, siis käsi kokku löö või käega lehvita ja põrutad jöö. kui sul tuju hea, ei pruugi seda kellelegi näidata. kui sul tuju hea, siis kas või käega löö. kui sul tuju hea, võid lausa hüpata üle oma varju piire lükata. ja kui vaib kaubalt võid taibata, et saab ka ilma vaibata. selleta su jalgi alluma. ära korda luua ja leppida end ilusate vigadega ehtida, sest kõige kergem lennata on siiski iseendana. kui juba maapinda tabada, siis ainult tõustes ja vabana. ära korda luua ja leppida end ilusate vigadega ehtida. kui sul tuju hea, siis lihtsalt tantsu löö. vihu üksi kas või kogu öö. kui sul tuju hea, võid seda tõesti kõikidele näidata, aga teiste tuju pole sinu töö. kui sul tuju on hea, hea küll on hea, hea küll on hea, hea küll on hea. ära korda luua ja leppida end ilusate vigadega ehtida, sest kõige kergem lennata on siiski iseendana. kui juba maapinda tabada, siis ainult tõustes ja vabana. ära korda luua ja leppida end ilusate vigadega ehtida. ära korda luua ja leppida end ilusate vigadega ehtida. kõige kergem lennata on siiski iseendana. kui juba maapinda tabada, siis ainult tõustes ja vabana. ja kui tuleb käised käida, siis ära korda õnnesärki määrida. Tere tulemast Rakvere Karmeli kogudusse ja neile, kes vaatavad meil läbi ülekande. Mina olen Emma. Ja mina olen Moona. Täna meil ees ootamas üks väga eriline teenistust, sest selle teenistuse viivad läbi meil laagris osalenud noored. Me tahame teile näidata, mida me selle nädala jooksul noortelaagris õppinud ja teinud oleme. Ja me oleme tõesti palju õppinud. Täna te näete siin laval mängimas pille ja laulmas noori, kellest osa õppisid seda alles esimest korda sel nädalal. Ka meie tehnikameeskonnas osalevad uued noored ja õppisid ka seda alles sel nädalal. Ja ka meie pole seda teenistust juhatada varem saanud. Noortelaagris me rääkisime teemal kastist välja. See teenistus on ka natukene kastist välja. Sa kuule palju laule, mida pole ilmselt varem kuulnud teenistusel. Laval käib läbi palju rohkem inimesi. Isegi vahepeal tantsitakse. Väga huvitav. Ole selle lavatud ja ole valmis ka ise enda kastist välja tulema ja vaatama ja laskma Jumalal end täna selleks kõik läbi siin kõnetada. Aga mis meid täpselt ees ootab? Meil on ees ootamas laule, mida me teile laulame ja saate meiega kaasa laulda. Meil on tunnistusi videolaagrist ja jutlust pastor Gunnarilt ja samuti õnnistame me täna kogudusse sel nädala ristitud saanud isikud. Ja muidugi teenistuse lõpus saame kõik koos torti süüa. Järgmise laulu me soovime, et te laulaksite meiega koos ja tõuseksite selleks püsti.
üle voolab. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Tere kõigile! Ma saan kohe palvetada meie koguduse laste eest, aga enne ma ütlen ära, et kes tahavad, võivad jääda kontserti kuulama, aga neil on organiseeritud ka muud väga lahedad tegevused koos Taaviga. Nii et me võime sirutada oma käed laste poole ja sulgeda oma silmad. Kallis isa, ma tänan sind selle eest, et sa oled andnud meie kätte ja meie keskele nii palju lapsi, kelle ees me saame hoolitseda ja keda me saame innustada nende kasvamises. Ja ma palun, et sa annaksid tarkust nende vanematele, kui nad juhivad neid sellel teel. Et sa puudutaksid neid oma ligioluga mingil erilisel viisil, et nad ei lahkuks sellelt teelt, mis neile on õpetatud. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Te võite nüüd minna. Aga, kes mind ei tunne, mina olen Anette ja mina juhtisin selle aasta noortelaagris loo kirjutamise töötuba. Ja meil on ka selline väike panus sellesse teenistusse, et me kirjutasime kõik koos väikeseid sissejuhatavaid tekste erinevatesse lauludesse ja siis me hääletasime selle lõuval, kes neid võiks ette lugeda. Nii et nüüd ma kutsun oma teksti ette lugema Maira, palun aplaus. Tere! Kuulen linnulaulu ja tunnen end vabalt. Vabadus on hea, keegi ei peata sind. Tuulekohin on õrn ja mõnus, nagu ema paitas su juukseid, kui lapsena tõbine olid. Vesi lainetab, kui katsuda seda, on jahe ja märg. Vesi peegeldab päikesevalgust ning see särab. Seda sära olen ma varem näinud. Nendes helepruunides silmades, kui sa mulle otsa vaatasid. Puult kukub maha leht ja annab märku, et ta on elus. Tal on ka hing. Hing nagu meil, mis väga erinevad. Valed hinged eralduvad ja õiged satuvad kokku. Aitäh! Sind vaid kiidan, saadan lendulaulu niima, õhetavad noorme
ootan, tasakesi paitan taivast, pilve vaivast. Vihma kalla, metsa kohal latvud alla, tuuleil võib juuksed lendu. Karge embus loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda sa võõra ilmaim, annab vatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Saab valgeks, kogunevad kõrged hanged, korraks lumiklaarsu paneb, koob kõik vale. Linde aga helistab mu selja taga, istun siin ja õige tasa laulan kaasa. Loodad sa, mu pisikene kodumaa, et kui ei tohi enam sülle mahtuda, mu koduhing ei jahtuda sa võõra ilmail, annab vatlusi ilusaid, kuid sina oled siin ja jääd mind ootama, minu süda Eestimaa. Tere, ma olen Kaur Teeva, kes mind ei tea. Ma olen 27-aastane, olen abielus ja olen kristlane. Kuigi ma tulen mitte kristlikust perekonnast, siis minu teekond kristliku sai alguse tegelikult täpselt sellisest laagrist, fusion laagrist. Kunagi siis, ma arvan, põhikooli ajal oli selle ammu, kui Marie Kams, mõned te teate, oli meil huvijuht. Ütles, et Kaur, sina, sul on midagi, tule. Ta mängib pilli, et meil on muusikute laager ja ma mõtlesin, see on lahe koht, ma lähen sinna. Sain tuttavaks väga paljude sõpradega, kutsusin mind kirikusse, hakkasin seal käima, noortekatel käima ja siis ma kohtusin seal isiklikult Jumalaga. Ja ma ütleks, et sellest hetkest siis läks elu täitsa teistsuguseks. Et see, mis ma arvasin, et on lahe ja vinge ja mis peaks nagu olema see elu tipp, et see läks täitsa teistsuguseks ja see õnnistuste laine, ma ei tea, kuidas täpselt seda öelda, aga see hakkas nagu minu elus käima, olgu need asjad, et tudengi vaesusena sain osta endal profipille, mis minu jaoks sel hetkel, kuidas see võimalik üldse on, et mul on raha, et süüa osta peaaegu, aga samas ma ostsin mitme 1000 euroseid pille, millega ma siiamaani mängin ja saan Jumalat teenida ja raha teenida ja leiba lauale tuua. Sain näiteks abielluda keset koroona hiilgaega oma imelise naisega. Nüüd varsti oleme aasta aega omas majas elanud. Kõik need asjad kuidagi tulevad nii kergesti, nii lihtsasti. Ja kui ma olen mõelnud siin kordi, mitte ainult nüüd täna ja varem, et kas ma oleks teinud midagi elus teistmoodi või kui ma oleks kuidagi jõudnud kirikusse või sinna laagrisse või noortekale, et kas ma oleks kuidagi teistmoodi elanud, kas ma oleks jõudnud kunagi kirikusse või kuidagigi oma elu muusikaga või selle valdkonna üle seotud, ma arvan, et ma ei oleks. Ma arvan, kusagil ühikas või kusagil üritaksin leida seda midagit, millesse sõna ei saa panna, aga ma üritaksin leida seda
ja otsida seda valedest kohtadest. Aga mul on hea meel, et ma olen leidnud Jumala nii varajas eas ja ta on õnnistav mind läbi mu elu ja ma usun, et veel palju-palju aastaid edasi. Olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Olid ööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, oleks see vaid igavene. Nautin palju kuumi öid ja päevi, valan pisaraid, lakkunud haavu valusaid ja tundeid tundnud elusaid. Põgenedes enda eest ma teinud haiget teistele, kaanind, et kord hakkaks parem, korduvalt siin olnud parem. Tasalikult tagurpidi kasvanud ma läbi valu, igal tiirul targemini kustutanud elujanu. Tahan tulla, tahan tulla, tahan olla, tahan olla, tahan tunda, et kui mina lähen, silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Olid ööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, oleks see vaid igavene. Silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Olid ööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, oleks see vaid igavene. Mu silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Olid ööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, oleks see vaid igavene. Silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Olid ööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, et kui mina lähen, silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Olid ööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, oleks see vaid igavene. Mu silmad need olgu palju näinud ja mu jalad need olgu kaugel käinud ja süda see olgu julgust täis, sest see siin on ajutine. Olid ööd ja mul olid päevad, ilu ja valu ja maa ja taevas. Mu sõbrad ja mu pere, oleks see vaid igavene. Mina olen Lisette ja mina kirjutasin selle. Minu mured pöörad rõõmuks, üheks õnnesõõmuks. Ei ma peagi muretsema, ainult usaldama, sest õnnis on see, kes usub ja tema, kes hingelt rusund. Lord, I'm just grateful that I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade into gray. You have good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be. I woke up late and our house is a wreck. Couple bills on the counter I don't wanna check. The car needs gas and an oil change. I guess I'll
do that next. Cause my song's doing front flips on the floor, and I'm supposed to be a silly dinosaur. Somewhere in the mess, I look to you, and the new song starts to break through. Lord, I'm just grateful that I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade into gray. You had good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be okay. We're gonna be okay. Okay. We're gonna be okay. I stayed up late scrolling on my phone, cause I said I needed space to be alone. But now I'm stressed out and overstimulated, trying hard to not lose my patience. Cause my kids are making murals on the wall, and I'm supposed to take another business call. Somewhere in the mess, I look to you, and a new song starts to break through. Lord, I'm just grateful that I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade into gray. You have good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be okay. We're gonna be okay. Okay. We're gonna be okay. I tell my worries, you gon' have to go away. I tell my body, you gon' praise the Lord today. I know my haters, they gon' have a lot to say, but I keep on going and turn the cheek the other way. I tell my worries, you gon' have to go away. I tell my body, you gon' praise the Lord today. I know my haters, they gon' have a lot to say, but I keep on going and turn the cheek the other way. I tell my worries, you gon' have to go away. I tell my body, you gon' praise the Lord today. I know my haters, they gon' have a lot to say, but I keep on going and turn the cheek the other way. I tell my worries, you gon' have to go away. I tell my body that you gon' praise the Lord today. I know my haters, they gon' have a lot to say, but I keep on going anyway. Lord, I'm just grateful that I got to wake up today. You take my worries and hurries and fade into gray. You had good plans for me, that's what you say. That's how I know everything is gonna be okay. On ju äge. See on minu jaoks küll sätin ennast siin korraks paika. Üks aasta vast kõige erilisemaid teenistusi. Oi, te peaksite nägema, mis sildid, isegi mulle on ette pandud suur tekst, kõike ma ei loe, aga ühte, naerata. Ja siin on tekst, su ema vaatab. Ja üks tekst on veel, no seda pärast küsige Urmolt, mis seal kirjas on. Aga teate, elus on tegelikult, vaadake, need kohad, kus meie mitte päris lõpuni kindlad ja julged olles, et nüüd ma lähen ja teen, nüüd ma võidan ära kogu maailma, aga natuke see, et no igal juhul ma annan oma parima, jalad pisut värisevad, igi voolab, aga ma astun välja selle tee peale, mis mulle tundub, et Jumal mind on kutsunud
Ja siis me võime kogeda, et Jumal tuleb sinna vastu, kus meie oma oskus või meie oma võimekus justkui lõpeb ära. Vot need on nii erilised kohad. Need on nii unikaalsed hetked nii jumalateenistustel, aga tegelikult elus ka, kui me otsustame uskuda Jumalat. Ja head vanemad sõbrad, enamus nendest noortest, kes minu arust on täna siin laval nagu profid, seal veel taga amfiteatris ütlesid, oi, ma ei tea, kas see õnnestub. Ma ei ole kindel, niikuinii läheb sassi, niikuinii ei õnnestu, aga okei, ma vähemalt proovisin, ma valmistusin ja ma tulen lavale ja no me oleme kõiki seda nautinud, nii et head noored, teeme teile veel ühe suure aplausi. Täna ei ole siin ees üldse ülikonna ilm, aga see ongi sellise ilmaga kastist välja ülikonnaga olles. Aga põhjus on väga lihtne. Meie 2 tublit päevajuhti, kes siin ees olid, kui ma eile neilt küsisin, et mis kostüümis te tulete, nad ütlesid ülikonnaga. Ma ütlesin, selge, kas ma pean ka panema? Loomulikult. Õnneks ma ei küsinud, mis värvi nende ülikond on. Muidu ma oleks ka musta ülikonnaga pidanud tulema, et mul on vähemalt vabandus, et on hele ja natuke õhem. Aga nii, et teie suurest inspiratsioonist lähtuvalt olen ma ka täna siin ülikonnaga. Aga sõbrad, toon teile täna enne veel, kui lähme piibli teksti juurde, tervitusi täitsa kastist väljapoole Rakvere, Eesti ja Euroopa kasti, ehk et täht teile eestpalvete eest tulime alles, mäletan enam, see ajarännak on olnud selline, et ühesõnaga neljapäeva õhtul jõudsime Eestisse, tervitusi teile paljudelt Ameerika sõpradelt ja Kanada sõpradelt ja eriti teile, sõbrad, kui te vaatate Kanadast ja Ameerikast, sest me tean, et päris paljud jälgivad, suured tänud teie sõpruse eestpalvete eest, nii et oleme tagasi siin ja üks Eestimaa tervitus ka, eriti palus kõiki tervitada Mati Tiiter, kes meie koguduses käivad, te teate ja tunnete, põhjus lihtne, järgmisel nädalavahetusel ta tahab teid kõiki kaasa kutsuda, te kõik ei saa. Ainult mõned vabad kohad on veel bussis Hiiumaale, nii et on selline 3-päevane kihvt väljasõit meie eestpalve koguduse juurde Jausasse, seal raamatuletis on üks leht, kuhu saab oma nime kirja panna, detaile võid julgelt siis Mati käest üle küsida. Aga nii, nüüd siis kastist välja ja siin on, kes on laagris käinud, siis te teate seda kasti, igal õnneks siin ei ole kristallvaasi sees, igal korral, kui on keegi mingit mõtet rääkinud, on siis erinevad märksõnad või märkpildid, ja mina täna olen siis selle suurejalgse pildiga siin ja panen selle siia. Teate, minu esimene regulaarne töökoht, kus ma peaaegu terve hooaja suutsin käia tööl oma varateismelises ja sain palka, oli kastide ehitamine. Ja see oli nõukogude ajal nimelt selline töökoht, et kui su isa või ema ostis vägeva Smena magnetofoni või rekordteleviisori, ja see juhtus katki minema garantii ajal, siis see saadeti tagasi garantiiremonti. Ja mina olin siis see, kes ehitas neid kaste selleks, et see tehnika vidin ikkagi jõuaks garantiiremonti tagasi. Ja ma pidin väga hoolega neid kaste ehitama. Need pidi olema hästi turvalised, vineerist, laudadest, traatidega tõmmati kinni, sest kui juhtus, et see aparaat ei jõua remonti tagasi, siis oli probleem minus. Aga teate, ometigi, kui ühel hetkel nad jõudsid sinna oma koju tagasi, oma tehasesse, siis tuli võtta need piiravad raamid ära. Sest muidu ei olnud võimalik sellele katkisele telerile või raadiole või mis iganes nõukogude ajal tehnika oli uut elu anda. Ja läbi selle nädala on tegelikult noored vaadanud oma elu erinevaid külgi. Meid kõiki raamitsevad ja piiritlevad teatud teadmistest, vahest ka hirmudest, vahest elukogemustest, vahest teadmatusest tulnud raamid. Ja kõik nendest ei ole sugugi halvad. Nad kaitsevad meid mingil ajal, nad hoiavad meid mingisuguses toimepidevuses, aga on terve hulk raame, mille kohta me peame ikka jälle oma elus küsima. Kas see, mis mind täna piiritleb, kas see, mis mind raamitleb, on õigustatud? Ja sellepärast ma võtan siit kastist välja ühe teksti. Ma loodan, et mul see õnnestub. Nii. Suure mürina saatel. Ja see tekst on nüüd kõik, kes me täna siin oleme, meil on võimalus olla noortelaagris kaasas. See tekst on laagri viimane piibli tekst ja see räägib tõeliselt ühest erilisest loost, võiks öelda järgmise sammu lugu, kastist välja astumuse lugu. Ja kui sul on piibel olemas, sa võid selle kaasa võtta, lahti võtta, on see sul paberil või telefonis, see on Johannese evangeeliumi 20. peatükk ja ma loen sealt veidi pikema lõigu. See on 1-18 salm.
Maarja Magdalena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. Ta jooksis siis ja tuli Siimon Peetruse ja selle teise jüngri juurde, keda Jeesus armastas ja ütles neile, nad on issanda hauast ära viinud ja me ei tea, kuhu nad on ta pannud. Peetrus läks nüüd välja ja see teine jünger ka ning tuli ta haua juurde. Üks tõestus selleks, et need jüngrid ei olnud mitte vanad, väsinud, hallid mehed nagu mina napisoenguga, vaid nad olid noored, alles elule sirguvad, peaaegu nagu noortelaagri kutid, sellepärast, et Johannes ei suuda isegi evangeeliumis jätta märkimata, kumb kiiremini jookseb. Siin ta räägib niimoodi, nad jooksid mõlemad koos, ent see teine jünger, ehk siis tema ise, jooksis Peetrusest kiiremini ning jõudis haua juurde esimesena. Ja kummargil sisse vaadates nägi ta surilinu, ometi ei astunud ta sisse. Siis tuli ka Siimon Peetrus tema järele ja astus hauda sisse ja nägi maas olevaid surilinu ja higirätikut, mis oli Jeesuse pea ümber olnud, et see ei olnud surilinadega, vaid eraldi kokku mässituna teises kohas. Nüüd siis läks hauda sisse ka see teine jünger, kes esimesena oli hauale tulnud ning nägi ja uskus, sest nad ei teadnud veel kirjast, et ta peab surnust üles tõusma. Jüngrid läksid nüüd taas ära kodu poole, aga Maarja seisis haua kõrval väljas ja nuttis. Kui ta nõnda nuttis, vaatas ta kummargil hauda ja nägi 2 valges riides inglit istuvad seal, kuhu oli pandud Jeesuse ihu, ühte peatsis ja teist jalutsis. Ja need ütlesid talle, naine, miks sa nutad? Tema vastas neile, nad on mu issanda ära viinud ja ma ei tea, kuhu nad on ta pannud. Kui ta seda oli öelnud, pöördus ta ümber ja nägi Jeesus seismas, aga ta ei teadnud, et see on Jeesus. Ja Jeesus ütles talle, naine, miks sa nutad ja keda sa otsid? Maarja arvas taednikku olevat ja ütles talle, isand, kui sina oled ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta panid ja ma ise toon ta ära. Ja Jeesus ütles talle, Maarja. Too pöördus ümber ja ütles talle heebrea keeles, Rabuni, see tähendab õpetaja. Jeesus ütles talle, ära puuduta mind, ma ei ole veel üles läinud isa juurde, aga mine mu vendade juurde, ütle neile, ma lähen üles oma isa ja teie isa ning oma Jumala ja teie Jumala juurde. Ja Maarja Magdalena tuli ja kuulutas jüngritele, ma olen näinud issandat ja seda kõike ta ütles mulle. See on tekst, mida kirikus käijad on ikka jälle lugenud ja kuulnud, ülestumispühadel ka me loeme seda teksti. Võib-olla sa oled täna esimest, teist või 3. korda ja sa kuulad ja mõtled, et see on osa lihtsalt ühest sellisest usulis-filosoofilisest mingisugusest kokku pandud tekstist. Ometigi, kui me vaatame tolle ajastu nagu ajaloolisi dokumente, siis meil on väga vähe põhjus kahtlustada, et see tekst ei ole autentne. Nii palju, kui Uues Testamendis kirjutatud on tõestanud ka teised tolleaegsed taaskirjutajad, ei ole tegelikult ühtegi teist antiikteksti kinnitatud, tõestatud ega toetatud. Sellepärast meil on nagu üsna kindel arvamus ja julgus, et see on väga autentne tekst. Lisaks, kas te teate, sorry tüdrukud ja naised, tollel ajal naiste tunnistus ei maksnud eriti midagi palju. Kui täna öeldakse, et laps räägib siis, kui kana pissib, siis tollel ajal naiste tunnistus oli umbes sama tõene. Mees oli see, kelle nagu tunnistus ka kohtus maksis. Kui jüngrid oleksid tahtnud valetada ja vassida, siis viimane asi, mida oleks lastud kirja panna, oleks see, et naised käisid haual ja naised olid need, kes ütlesid, et Jeesust pole ja naised olid need põhilised tunnistajad. Siis oleks pidanud oma kambast leidma kõige väärikama mehe ja neid tegelikult seal oli. Seal oli haritlasi, seal oli juhte, seal oli suurtest ja ägedatest suguvõsadest inimesi. Aga jüngrid ei tahtnud, et selles loos oleks midagi ebaautentset. Midagi, mis pärast tuleb välja, et päris nii ei ole. Ja sellepärast nad ületasid ühte väga erilist piiri tollel ajal. Nad ületasid seda traditsiooni, et naiste tunnistust äkki ei võeta tõena ja ütlesid, ei vastupidi. Laseme kirja panna nii, nagu see lugu oli, nii, nagu see tegelikult sündis. Maarja oli tegelikult väga eriline persoon. Ta oli üks vähestest, kes käis Jeesusega kaasas juba üsna tema teenimise algusest. Magdalena ei olnud mitte tema perekonnanimi, vaid ta oli pärit linnast Magdala, mis Galilea ääres oli tolle ajastu mõttes üks sellistest
päris jõukatest ja mõjuvõimsatest linnadest, seal olid korralikud ärid, seal olid tehased, seal oli isegi sünagoog, mida paljudes sellistes linnades ei olnud. Kui on väljakaevamised olnud, siis arheoloogid on üsna üllatunud, et selles linnas ka tavalistest kodudest on leitud üsna palju nii-öelda mosaiikpõrandaid. Ehk et see oli selline mõjuvõimas koht tollel ajastul, kui Jeesus elas, teenis, kõndis. Vähe sellest, Luuka evangeeliumi 8. peatükk räägib, et Maarja oli ise ka mõjukas, jõukas. Ta oli nii jõukas, et ta oli üks nendest, kes 3,5 aastat tõenäoliselt ka Jeesuse igapäeva toimimist ka rahaliselt toetas. Seal Luukas ütleb, et olid mõned naised, kes toetasid Jeesuse nagu elu ja teenimist, ei saanud ilma rahata hakkama ka tollel ajal. Lisaks sellele oli Maarjal veel üks väga eriline lugu, väga isiklik lugu. Piibel räägib, kuidas Jeesus oli temast välja ajanud 7 kurja vaimu ja tegelikult tollajastu keeles see võis olla vabalt, et ta oligi 7 kurja vaimu käes vaevatud, aga 7 oli täiuslikkuse arv ja see võis tähendada tollajastu kontekstis ka, et pärast Jeesusega kohtumist sai ta emotsionaalselt, vaimselt täielikult vabaks. Nii nagu tänapäeva needuseks on tõeliselt kasvanud ärevus, üksildus ja depressioon, tegelikult oli see tollel ajal nagu samamoodi. Inimesed proovisid leida meelelahutusest vabanemist, nii nagu tänapäeval. Nad proovisid rahast ja mõjujõust leida lahendust. See ei õnnestunud. Maarja oli kogenud midagi, mida tolle ajastu evangelistid kirjutasid pärast Jeesusega kohtumist. Ta muutus täielikult. Ja teate, ometigi see lugu räägib meile, et ka Maarja jõudis sinna, kuhu ma arvan enamus inimesed oma elus mingitel hetkedel jõuavad. 19. sajandi lõpus Nietzsche võttis selle kokku selliselt, et Jumal on surnud. Maarja, kellel olid suured lootused, kellel olid väga suured ootused, sest ta oli käinud koos Jeesusega ja näinud tohutuid imesid. Ta oli näinud seda, kuidas Jeesus mitte midagi öeldes kõnetas 100 inimesi nii, et nad läksid ära ja nende elu oli muutunud. Kui nad olid üheskoos, juudi mehed tahtsid ühe abielurikkuja naise kividega surnuks visata ja Jeesus lihtsalt vaikselt kirjutas midagi maapinnale. Ja lõpuks ütles ainult ühe lause. Maarja oli näinud seda, kuidas külma kalju hauda maetud üksik mees, kelle elu oli sellega täiesti lõppenud. Jeesus hüüdis, Laatsarus, tule välja ja Laatsarus ärkas surnuist ülesse ja selle ühe mehe surnud lugu sai tuhandetele inimestele elavaks lootuseks. Nad polnud kunagi midagi sellist näinud. Korraga nad ütlesid, et tõepoolest ongi nii, et see, keda me oleme 1000 aastad Iisraeli rahvana oodanud, see Messias on täna meie keskel. Me võiks jätkata neid lugusid, mida Maarja oli näinud ja kogenud ja vaatamata kõigele sellele, ta jõudis sellesse kohta, mida Nietzsche ütleb, Jumal on surnud. Aga teate, tema otsustas mitte nii öelda. Ma ei tea, mis tõi teda hauale tagasi. Sest tema oli üks nendest vähestest, kes oli tegelikult jäänud Golgatale, kui Jeesus risti löödi. Paljud põgenesid, paljud kartsid. Paljude jaoks oli see boks, see kast nagu selline, nad ütlesid, et kui me sinna ka Golgatale läheme koos Jeesusega, siis me astume nii oma turvatsoonist välja, et see ongi täitsa boksist välja. Aga Maarja oli läinud sinna ja ta nägi seda, et see mees on tõeliselt surnud. Aga ometigi ta otsustas minna Jeesuse hauale. Ta tegi järgmise sammu, mis on meile väga suureks eeskujuks. Ja ta oli kuidagi moodi mõistnud seda, mida kirjutab tegelikult meie loetud teksti 9. salm. Miks oli selline nagu lootusetus ja jõuetus tulnud jüngrite ja ka Maarja peale? Seal kirjutatakse nii, sest nad ei teadnud veel kirjast, et Jeesus pidi surnuist üles tõusma. Tuli välja, et mitte Jumal ei olnud puudulik, vaid nende arusaam Jumalast oli olnud puudulik. Teate, need on sellised ristmikud, kus Jumal on andnud täiesti meie kätte selle valiku. Kas me ütleme, et ma tean, mis siin toimub? Või me otsustame ikkagi kuidagi, et Jumal, kas sina tead, mis siin toimub?
3 nädalat tagasi meil oli siin minu arust väga äge teenistus, Klaus Müller oli siin ja ma ei olegi veel saanud vabandust öelda, et ma hirmsasti siiberdasin. Kogu aeg sisse-välja, ma olen muidu ka rahutu, aga see pühapäev eriti palju. Põhjus oli lihtne, õhtuse teenistuse ajal me pidime järgmine öö oma perega sõitma Ameerikasse. Mul tuli SMS, et kõik meie lennud on tühistatud. Pidime esmaspäeva öösel sõitma, pühapäeva õhtul teenistusel tuli sõnum. Ma läksin siis välja, helistasin oma tublile agendile, kes meile piletit bukkis ja siis tulin tagasi, ta saatis jälle sõnumi, et tuleb midagi teha. Lõpuks ma lõin käega. Tead, no vaatame siis. Läheme lennujaama, et siis näeme. Aga ikkagi hilisõhtul tuli sõnum lennufirma poolt, et me oleme teie piletid ümber bukkinud ja teie lend läheb ainult mõne minuti hiljem ikka samas suunas. Pidime minema üle Amsterdami, nüüd läksime üle Brüsseli. Läksime kohale ja ma ei jõudnud üldse nii väga süveneda ka kogu sellesse loosse, aga nägin, et tundub plaan hea. Lõpuks oli tegelikult nagu nii täiuslik, et kes te olete lennanud vähegi. See oli täpselt nii, et kui me Brüsselist tulime Eesti lennult maha, me võtsime oma kotid, jõudsime Washingtoni lennuväravasse, check-in nakkas, me astusime sisse, me ei pidanud isegi üldse ootama Brüsselis. Ja teate, siis ma hakkasin vaatama kõiki lennuaegu ja wow, me jõuame Washingtoni 2 tundi varem kui algse plaani järgi. See oli selline tore ju, lennuga tavaliselt jõuad hiljem. Ma olen mõned korrad Washingtonis käinud ja alati, eranditult iga kord istunud hulludes ummikutes seal, nagu täiesti kinni. Ja me pidime seekord ka jõudma sinna natukese enne 5, täpselt tipptunni ajal. Aga me jõudsime 2 tundi varem, natuke enne 3. Ja siis oli nagu, ma ei ole kordagi läbi Washingtoni kesklinna saanud niimoodi sõita. Ma ütlesin, tänu jumalale, vot kus oli hea plaan. Ma oleks selle pealegi tulnud. Jõudsime hotelli Monika ja Joeliga, saime just asjad ära panna, vaatasime, tuul tõuseb ja teate, siis tuli selline purgaa. Vabandust, noored, torm. Selline torm tuli, et hotellis läks vool ära. Mul siuke nõukogudeaegne déjà vu kogemus tekkis. Vool tuli jälle see öösel tagasi, nii et meil oli tükk aega vool ära. Nihuke möll tuli, et kõik ameeriklased seisid toas. Mina nõukogudeaegse inimesena ütlesin Moorikale, nüüd on õige aega õue minna, niikuinii keegi ei sõida. Täpselt nii oligi. Ma olin peaaegu ainus, kes sõitis mööda Ameerikat ringi, foorid ei töödanud, aga liiklus oli kõik paigal. Ja teate, siis ma sain aru, et kui ma oleksin tulnud õigel ajal, kui oleks läinud täpselt nii, nagu mina tahtsin, nii nagu mina olin oma kasti plaaninud, siis kõigepealt ma oleksin jõudnud Washingtoni tipptunnil ja padu vihmas. Ja ma ei tea, mis kell me oleksime ükskord sealt pääsenud. Aga kuidagi moodi Jumal andis armu. Mina tahtsin juba pühapäeval öelda, ma tean, mis siin toimub. Ma ütlen need lennufirmad, kütust nad ei varunud õigel ajal. Aga kuidagi Jumala armus. Ma proovisin öelda, Jumal, kas sa tead, mis siin toimub? Okei. Läheme siis oma turvatsoonist välja ja teate, see oli midagi, mis oli väga-väga tore. See lennuasi on lihtne, aga kui me oleme elus selle koha peal, nagu oli Maaria, see, mille peale ma olen pannud oma lootuse. Jumal, see on olnud alati riskibusiness tegelikult. Palvetada sinu poole, öelda, et ma olen usklik, lugeda piiblit täna ja mõelda, et kuule, kas see raamat tõesti täna ka on adekvaatne? See on natuke see riskibusiness ja siis tekib see tunne nagu siin, et Jumal, sa oled surnud. Ja teate, see on see koht, kus meil on valida. Kas me valime kartuse või me valime Jumala kartuse? Meil oli sellel reisil väga-väga eriline kogemus ja Leevi ja Mal, kui te meid vaatate, siis südames tänu taas. Ma olen mõned korrad teile nendest rääkinud. Marylandis üks väga tore, väärikas, vanuses abielupaar, eestlased. Ja kui kõik õnnestub, siis ma salvestasin ta ka raadiointervjuu Leeviga. Mõned te olete kuulnud tema isast, ta on olnud legendaarne Hiiumaa pastor Evald Kiil, kes on kirjutanud raamatud ja siis olnud pärast sõda New Yorgi Eesti nelipühikoguduse pastor. Aga Leevist nii palju ei teata. Elu on olnud tegelikult väga keeruline. Ta sündis 40. Nad põgenesid Tallinnast 44. Sellel päeval, kui nad paadiga jõudsid Rootsi, sellel päeval sealt otse Kalapaadist viidi ta ema otse haiglasse, kõik naised, hip-hop, hurraa, sest just siis sündis perre teine laps. Siis nad olid 4 aastat, peaaegu lapsed õppisid rootsi keeles suhtlema, Rootsi hakkas välja andma Baltikumi põgenikke tagasi Venemaale. Tuli uude kohta minna, tuli suure riskiga põgeneda Põhja-Ameerikasse, nad jõudsid Kanadasse. Ta sai küpseks täiskasvanuks siis, kui hakkas
Vietnami sõda. Ta kutsuti samamoodi sõjaväkke. Ta ei pidanud küll Vietnami sõtta minema, aga ikka. Nüüd ta on väga väärikas vanuses. Ta on üle elanud 8 operatsiooni. Väga keeruline. Ja kuna meil on nii usaldusväärne suhe, siis ma küsisin ta, kas Leevi, su elu ei ole olnud lihtne. Kas su elus on olnud mõni koht, kus sa oled nagu ette heitnud Jumalale? Kus sa tahaksid öelda, no ma päris nii ei öelda, et Jumal, sa oled surnud. Ja teate, kui tore sellises rahulikus Eesti mehe olemises, ta ütles, Gunnar, võib-olla kõige keerulisem hetk mu elus oli ülikoolis. Sest siis oli meie ülikoolis neid õppejõude, kes ütlesid, et noor mees, mis sa sest Jumalast usud, löö käega, tegele päris asjadega. Aga pärast seda Jumal on mind kõigest läbi toonud. Kas te teate, mis on kõige unikaalsem? See oli minu arust täielik üllatus. Jumal, vaatamata sellele, et üks pere oli käinud läbi sellise valu, aga nad olid usaldanud oma valu Jumalale, kasutas seda Eesti meest Ameerika lähiajaloo ühe kõige valusama hetke keskel. Ta tegelikult õppis arhitektiks ja ta on Ameerika üks tipparhitekte. Ta oli New Yorgi arhitektide liidu president 2001, 9/11, kui oli kaksiktornide kokkukukkumine. Tema oli siis, ta näitas pilte, mis on võetud ta oma fotokaga lihtsalt mõni hetk pärast seda kohutavat katastroofi. Ja tema oli arhitektide liidu juht, kelle eestvedamisel tegelikult alustati Manhattani ülesehitamist. Vaikne, tagasihoidlik, võimekas Eesti mees, kes otsustas mitte öelda, ma tean täpselt, mis siin toimub, vaid ka keerukastes valikutes ütles, Jumal, kas sa tead, mis siin toimub? Ja Jumal on teda eriliselt õnnistanud ja tema kaudu väga paljusid teisi. Aga teate, selle loo kõige erilisem hetk ei olnud isegi, võiks öelda, mitte see, kui haud oli tühi. See, kui kõik inimlikud piirangud, need kastiraamid olid täiesti tükkideks tõmmatud. Kuidas saab olla nii? Ma ise nägin, et see inimene suri. Vaid selle loo tipphetk on kirjutatud siia 16. salmi. Jeesus ütles ainult ühe sõna ja selleks sõnaks oli Liidia. Artur, Melita, Helmet. Ta ütles Maarja. Ja Johannes, kes oli kogu nende sündmuste keskel, kirjeldab, et see muutis kõik. Ja teate, see on midagi, mida Jumal tahab meie iga üksiku elus teha. Ta tahab kõnetada meid isiklikult ja personaalselt. Me oleme kristlik rahvas, meil on kristlikud juured, meil on kristlikud traditsioonid, see on hea. Tänu sellele, et me oleme kristliku pärandiga, võiks öelda täna, meil on puhas vesi, mis tuleb torustikust. Tänu sellele meil on normaalne tervishoiusüsteem. Tänu sellele meil on selline sotsiaalne elukeskkond, kus me ikkagi tegelikult tunneme ennast turvalisena. Aga teate, siin see lugu räägib, et kui me jääme ainult nendesse raamidesse, siis see kast, mis on väga tugev ja väga turvaline, ei lase sellel makil, ei lase sellel rekordteleviisoril tegelikult terveks saada, ära parandatud saada. Aastaid tagasi mul oli väga eriline võimalus kohtuda kunagise Etioopia peaministri Tamrat Mailega. Midagi sellist see nimi oli. Ja ta oli väga vägivaldne, tõeline despoot, kui ta oli peaminister seal. Ta oli veendunud kommunist, veendunud ateist, tohutu repressiivse struktuuri lõi üles. Aga siis tulid järgmised jõhkardid võimule ja teda pandi vangi. Ja seal vangis ta tahtis teha enesetappu. Ja ta ütleb, et seal vangis olles ilmus talle Jeesus, kes ütles, Tamrat, ma tahan olla su päästja. Ta kirjeldas, ta ei olnud selline emotsionaalne nagu mina. Ta oli selline sõjaväelaslik, konkreetne mees, ütles, et esimesel õhtul ma ei saanud aru. Ma arvasin, et täiesti on kallale tulnud, saad aru endale. Midagi, mida pole kunagi olemas olnud, midagi, millesse ma olen selgelt suhtudes öelnud, see ei saa olla realiteet. See midagi tuleb ja seisab minu ees ja ütleb mu nime, Tamrat. Seda juhtus veel paaril õhtul, kui ta lõpuks ütles, et kui sa oled tegelik, kui sa oled päriselt olemas,
siis ma tahan ennast usaldada sinu kätte. Jumal muutis ta elu imeliselt. Kõigepealt lisaks sellele, et ta sisemine inimene muutus, nii nagu Maarjal seal, kõigepealt muudeti ära tema surmanuhtlus, anti eluaegne istumine, siis läksid mõned ajad mööda ja ta srokki ehk et kinniistumise aega vähendati väga minimaalseks. Ta sai välja, täna ta käib ümber maailkera ja jagab oma lugu ja ütleb, et nii nagu mind kõnetas Jeesus isiklikult. Nii nagu ta kõnetas Maarjat isiklikult, nii ta tahab kõnetada sind. Mõned me kuuleme seda häälega, mõned ei kuule. Mõned me tajume, teate, see on umbes nii, et see on nii nagu sa saad aru, et see olukord on nagu ülikond, mis on õmmeldud täpselt mulle. See on nii nagu kutid nagu rallis, kui sa lähed väga kõrge tasemest rallit sõitma, siis sulle tehakse ka iste täpselt sinu järgi. Seda ei võeta kusagilt Recaro lammutatud osadega juppide hulgast, vaid see voolitakse sulle spetsiaalselt. See on nagu spordis tehakse spetsiaalne vibu, lapsed lasevad täna seal vibu koos Taaviga. See tehakse sinu järgi. Tead, sa kõnnid oma elu ja sa saad aru, et see, et ma 2 tundi varem jõudsin Washingtoni, tähendas seda, et Jumal ütles, Gunnar, Monika, Joel, ma armastan teid. Ma ei tahtnud, et te peaksite seekord jääma siia Washingtoni lõksu. Aga nüüd tuli Maarja elus tõeline ristmiku hetk ja selle ristmikuga ma tahan tõmmata joone alla. Esimene ristmik oli selline, võiks öelda peaaegu filosoofiline. Kas ma ütlen, et ma tean kõike või ma julgen küsida, et Jumal, kas sa tead ka midagi? Aga siin korraga on Maarja selles hetkes, kas ta reageerib sellele Jumala puudutusele ja ta astub oma sammus ja kastist välja. Ta oleks võinud vabalt öelda sellel hetkel, vau, imetegija, sest ta oli näinud imesid. Aga teate, mis see oleks teinud? See oleks jätnud vastutuse Jeesusele. Vau, trikimeister tuli, nüüd läheb elu lihtsaks. Ta oleks võinud öelda, parim cateringi spetsialist saabus, sest ta oli näinud, kuidas 5 leivast ja 2 kalast toideti ära 5000 meest, lapsed, naised, pealekauba. Ta oleks öelnud, sotsiaalmajanduslikud väljakutsed on tänaseks lahendatud, sest trikimeister on kohal. Kas keegi mäletab, mis oli see üks sõna, mida Maarja ütles seal, kui ta koges, et Jumal on tema elu puudutanud? Täpselt nii, Rabuni, õpetaja. Ta korraga saab seal aru selles lühikeses hetkes. Ei olegi ainult üks samm, mida mind on kutsutud kastist välja astuma, vaid igal hommikul ma pean astuma uue sammu. Sest see Jumal, kes on kutsunud mind ennast järgima, on looja ja ta teeb igal päeval midagi uut. See lugu, mida me sealt kastist välja võtsime, räägib ühest küljest sellest, kuidas me peame raamidest välja astuma. Teisalt, ta räägib meile ka seda, et kõik raamid ei ole murdmiseks. Sest mida Maarja tegi, kui ta hoolega teksti tähele panite, ta ei läinud järgmisel hommikul peale Jeesuse matmist hauale. Ta järgis seda, mida pühakiri oli öelnud. Hingamispäeval ei tohi üle 1,1 kilomeetri käia. Nii tollel ajal oli see arusaam. Hingamispäeval püsis ta kodu. Ta sai aru, et on mõned raamid, mida ma ei purusta. On mõned piirid, millest me ei astu üle. Need on need piirid, mida Jumala sõna on kirja pannud. Ei ole mõtet ignoreerida gravitatsiooni. Sa võid lühikeseks ajaks temast üle olla. Me Joeli vist pole siin, nautisime seda möödunud esmaspäeva Kanada Wonderlandis. Ma pole ammu saanud selliseid karusselle sõita. Rahvast oli vähe, panime kõiksugu pea allaspidi, pea ülespidi, igatepidi. Aga me ei eiranud seal gravitatsiooni, vaid me olime hästi varustatud lühiajaliseks gravitatsiooni vältimiseks. Aga me jõudsime maha, me selgelt olime lugupidavad gravitatsiooni suhtes. Sellepärast, kui sa lähed täna siit oma teed, ma julgustan. Need piirid, mida ära ületa, on need, mida Jumala sõna on meile andnud. Aga need piirid, mida tuleb ületada, on need, mida meie sotsiaalne ühiskond on meile aegalt peale pannud. Need, mis on tulnud kaasa meie peredest, meie haiget saamistest, meie nendest hetkedest, kui meie lootusega täidetud haud on täiesti tühi ja isegi pisarad ei täitnud seda selliselt, et see tooks rahu. Neid piire
kutsub Jumala ületama ja ta tahab meid igat ühte kõnetada nimepidi. Ja ma julgustan, ole selleks valmis. Tõuseme koos ja palvetame. Kallis Jumal, täname sind kogu südamest, et sina oled kõige suurem kastist välja astuja üldse. Sealt taeva aust, sealt suurest turvatsoonist sa tulid, said inimeste sarnaseks. Kogesid, mida tegelikult tähendab piiratus, mida tegelikult tähendab hüljatus, haigused, lõpuks surm. Aga sa tegid seda sellepärast, et sa armastad meid. Ja me täname sind selle eest kogu südamest. Aitäh sulle selle Maarja loo eest, mille kaudu sa oled meile täna meelde tuletanud, et meil on mingid raamid, kust meil on tarvis välja astuda ja mõned raamid, mida me peame väärtustama ja millesse me peame lugupidavalt suhtuma. Aga aita, et me võiksime olla need, kes täna ei ütle sulle lihtsalt imetegija, trikimeister, kõhutäitja, vaid me tahame öelda täna sulle, et sa oled minu issand ja minu Jumal ja sa oled minu õpetaja, kelle järgi ma tahan kõndida igal uuel päeval. Amen. Nüüd võib istuda. We got dust on our Bibles, brand new iPhones. We wonder why we feel this way. Hey, how you been? It's been a while and I'm just checking in. I wish the way things used to be back in 2017. And I just miss my friend. Hey, I've been fine. I've been struggling to find some peace of mind. It's the problem of a nation and in a generation. We are busy and can't find the time. Are we busy or is it all a lie? We got dust on our Bibles, brand new iPhones. We wonder why we feel this way. We walk with our eyes closed, blind leading rifles. Now I'm done with those idols and dusty Bibles. You only get this one life. I don't wanna say the words you pass me by. I'm so done being complacent. There ain't no replacement for a light in the light of your way. Oh, I'm done, had enough on my way. We got dust on the Bibles, brand new iPhones. We wonder why we feel this way. We walk with our eyes closed, blindly blindfolds. Now I'm done with those idols and dusty Bibles. I miss the way things used to be back in 2017. And I just miss my friend. Oh, I just miss my friend. We got dust on the Bibles, brand new iPhones. We wonder why we feel this way. We walk with our eyes closed, blindly and blindfolds. Now I'm done with those idols and dusty Bibles.
koguduses on palju sündmusi ka edaspidi sees ootamas ja kohe räägime neist rohkem. Samal ajal saame panna käiku korjanduse, siis tuleb ekraani peale ka QR-kood. Sa ei pea sinna panema, see kõik on vabatahtlik, aga kui sa paned sinna, siis teed seda kogu südamest. Seda raha kasutame selleks, et meie koguduses igapäevaseid tegevusi töös hoida. Aga nüüd teadete juurde, kui sina vajaksid eestpalvet, siis pärast teenistust on selleks võimalus. Saali taga tõmmatakse kardinad ette ja sa saad sinna minna jagada oma rõõme ja muresid. Homme esmaspäeval toimub siin Karmelis palveteenistus. Kell 7 oled väga oodatud. Meie palvekliinik on küll juunist suvepuhkusel, aga võimalus hingehoiuks ja eestpalveks nii teenistusel kui väljaspool on olemas. Suvel toimub teenistus kell 5. Oled järgmisel pühapäeval 19. juulil tagasi oodatud. Siis kõneleb Hindrek Taavet Taimla, ülistusega teenib kaasa Margus Koroljov. Meie koguduse lastelaager toimub 30. juulist 2. augustini. Laagris on kõik kohad täis, aga teil on ikkagi võimalus palvestada meie meeskonna eest. Meie palvekogudus on Hiiumaal asuv Jausa kogudus. Julgustame teid ka nende eest palvetama ja kes tahab seda kogudust enda palja silmaga näha, siis 17.–19. juuli Karmeli reis Hiiumaale. Rohkem küsimusi küsige Mati Tiiteri käest. Kutsume nüüd lavale pastor Gunnari, kes saab õnnistada sünnipäevalapsi ja pärast seda saame õnnistada ka neid, kes see nädala ristitud said. Nõnna, sõbrad, nüüd meil on selline rõõmus hetk, kus me saame kõik koos midagi head teha. Meil on sünnipäevalapsed, nagu öeldi, kes eelmisel nädalal tähistasid oma sünnipäeva. Tõnis Ivanov, Rein Uusmees sai erilise tähtpäeva osaliseks, 80. Siis on Karine Kivisalu, Rita Kurves, Ivor Peetsalu, Kadrian Väärsi ja Liisa Rannaste. Ja kes siin kohal on, saavad täna lisaks tordile tasuta jäätis sünnipäevalastest. Aga meil on väga-väga hea meel, et me saame täna nüüd üheskoos õnnistada 3 uut liiget kogudusse, sest noortelaagri viimasel õhtul toimus kooli õues ristimine ja kes te võib-olla ei ole kursis, mis asi see on või miks seda tehakse, siis see on midagi, mida Jeesus jättis oma järgijatele väga selgeks eeskujuks. See on see üks samm, mida iga kristlane on kutsutud tegema. Ristimine on selge väline tunnistus oma sisemisest sügavast usust. Ja väide sellest, et Jeesus Kristus on nii minu päästja kui minu issand. Ja ma palun, et siia ette tuleksid Illar, Hanna ja Andero ja meie koguduse vanemad ka, ehk juhatus, ja siis me saame koos palvetada. Nii, küll me siia kuidagi ära mahume. Õige! No nii, me anname teile täiesti keskse koha. Nüüd on küll nii, et igaüks võib ka ühe mikrofoni võtta, aga ei, see oli nali. Aga head sõbrad, tõuseme koos püsti ja kuigi meie siin koguduse juhatusena palvetame valjuhäälselt mikrofoni, siis Jumal kuuleb neid palveid ka, mida teie oma südamest nende inimeste heaks sõnadesse pannes välja ütlete. Isa, me täname sind Hanna eest ja selle eest, et sina oled tundnud teda juba enne tema sündi ja kõikidel tema elupäevadel. Ja Jumal, et sina oled kandnud teda läbi selle tänase päevani ja kannad edasi ka ja kõik tema teerajad on sulle tuttavad. Isa, ma tänan sind, et sinu kaitsevari on üle tema ja sa hoolitsed tema eest nii hästi. Isa, ma tänan, et sina näed neid igatsusi ja unistusi tema sees ja sa näed neid väljakutseid ka, mis teda ees ootamas on. Ja selle kõige keskel sina oled talle Jumalaks ja sina kannad teda läbi ükskõik, kuhu ta läheb. Isa, ma palun, et sa õnnistaksid kõiki valdkondi tema elus, Jumal, kui ta on minemas uude kooli, et need sõprused võiksid olla hoitud, Jumal, et see uus eluetapp võiks olla kantud sinu poolt. Isa, ma tänan, et kõik valikud, mida
mida ta veel tulevikus tegema peab, need on juba sinule näha ja need on juba sulle teada ja sa annad talle tarkust, kuidas teha neid õigeid otsuseid. Ja isa, ma tänan tõesti, et sa annad ta ümber neid inimesi, kes märkavad teda ja kes hoolivad temast ja kes õigetel hetkedel ütlevad neid õigeid sõnu tema ellu, kui ta seda vajab. Ja kui me õnnistame teda siia koguduse keskele ka, et ta tõesti võiks tunda, et siin koguduses on need inimesed, kes teda armastavad, kes teda toetavad ja samas, et ta võiks näha, et siin on see koht, kus tema saab panustada kõikide nende andidega, mis Jumal sina talle kinkinud oled ja et need andid võivad esile tulla ja kuidagi mitmekordistuda ka siin kaasa teenides. Isa, aitäh sulle Hanna eest. Ja isand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Isand, lasku oma pale paistu sinu peale ja olgu sulle armuline. Isand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Ja taevan isa, täname sind ka Andero eest ja tänu sulle selle kutse eest, mis sina oled talle esitanud ja sina tead tõesti teda nimepidi ja oled teda ka nimepidi kutsunud oma kuningriiki ja tänu sulle, et ta on selle kutsega vastu võtnud ja seda ka avalikult läbi ristimisega teiste eest tunnistanud. Ja ma palun, et sinu õnnistus ja soosing oleks igakülgselt tema elu üle, tema kuidagi kõikide lähedaste üle, tema suhete üle ja palun lihtsalt, et sinu süke rõõm ja armastus võiks ka kuidagi täita ja ülevoolavalt ka välja sealt südamest jagada, kuidagi jaguneda teistele ka, kus iganes ta käib ja läheb ja et ta võib lihtsalt olla üks julge sinu tunnistaja ja palun lihtsalt ka, et tema süke edasine teerada ka nüüd võib ka olla sinu poolt väga-väga rohkesti ja ülekülluslikult õnnistatud ja hoitud. Ja tänu sulle ka selle eest, et ta on ka siia meie kogudusse liitumas ja palun ka, et kuidagi sinu parim plaan võiks ka läbi selle täituda tema elus ja et tõesti võiksid asjad tulla esile võib-olla, mille üle Ants ka ise kuidagi üllatub, et minus on niisugused annid või asjad, mis iganes sina oled tema sisse pannud ja juba tema teerajale kuidagi ära märkinud ja sinna juba valmis pannud. Et tänu sulle, et ta võib julge ja kindla südamega nende asjade poole sirutuda. Seda palume Jeesuse nimel. Aamen. Issand, õnnistagu sind, Andero, ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paistu sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Ja kallis isa, meil on hea meel, et me võime üheskoos õnnistada ka meie head venda Illarit. Aitäh sulle, et sa oled toonud ta siia sellesse kogudusse. Me oleme võinud tunda rõõmu tema olemisest, tema andidest, aga isa, me täname, et kogu taevas, nii nagu su sõna ütleb, hõiskab ja rõõmutseb, kui üks inimene kohtub sinu pojaga. Ja isa, me täname, et ka meie oleme saanud sellest rõõmust osa. Aitäh sulle, et sinu sõna kohaselt, nagu ta ütleb, kõik vana on möödunud ja vaata, uus on tekkinud. Ja me õnnistame Illarit. Palume, et tema suhted, tema perekond, tema tarvampää tantsuring, tema muud spordivõistlused, kus ta käib, need inimesed, kes temaga kohtuvad, võiksid kogeda, et Illaris on tore Eesti mees, aga seal on veel midagi, mis on rohkemat ja enamat. Nad võivad temas kohtuda sinuga, elava Jumalaga ja sealt ammutada lootust, uut julgust ja usku. Isa, me palume, et nii paljuks, kui sa kingid talle elu ja päevi, ta võiks kogeda, kuidas sina kannad teda. Kuidas nendes hommikutes, kui kõik on äge ja kõik on kihvt, siis ta süda saab hõisata sulle. Aga kui tulevad ka need hommikud, nagu me täna lugesime, kus tundub just kui Jumal, et sa oled nagu ära kadunud, siis tegelikult sa oled seal samas lähedal ja tahad öelda seda ühte kõige olulisemat sõna. Illar, ma olen iga päev sinu juures, kuni maailma ajastu otsani. Isa, me täname, et sa oled Illari sisse pannud ande ja oskusi ja erilisi olemisviise, mida sa tahad esile tuua siin selles koguduses. Me palume, ka need võiksid kõik siin avalikuks saada ja õnnistusena tõeliselt esile kutsutud olla siin selles paigas. Aga isa, me täname, et sa teed alati rohkem, kui meie oskame paluda. Sellepärast me täname, et me võime kuulutada sinu õnnistust tema üle, öeldes, et issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Amen. Ja nüüd on meil veel ühed väiksed lilled, Anette tuleb appi, need on siin tagapeedus ja kaardid.
Ja siis võib muidugi sellel hetkel, kui me anname, võib ohjeldamatult aplodeerida. Ja kes on ennem ka käinud, siis te teate, et see on selline täiesti tavaline situatsioon selle kaardi peal, kus kaelkirjak on Karmeli koguduse ees. Aga tegelikult mitte vähem imeline on see, kui üks inimene sünnib uuesti, nii nagu piibel ütleb. Ja no näed, esimene kaart on kallis Anna. Teie olete ka Kristuse ihu ning iga üks omast kohast tema liikmed. Ja see salm on kõigile neile, kes liituvad Karmeli kogudusega alati. Ja sinu koguduse õnnistamise päeval soovib Karmeli kogudus sulle rõõmsat ja tähendusrikat kasvamist ühises peres. See on juba hea. Kõlab juba kiriku moodi, inimesed on põnevil. Andero, ära muretse, ma arvan, et nüüd saad jälle soojaks. Tõeline aplaus alles nüüd tuleb. Tere tulemast perekonda, meil on rõõm. Ja ma ei tea, kas nüüd Illar sinu puhul oleks siis paslik ka jalad appi võtma, sest et meie ees seisab oma vanuseklassi maailmameister pikamaa kõndimises. Kallis Illar, meil on väga hea meel sinu üle. Palun. Te saate ka anda kätt kõigile. Aga nii, juhatust te võite ka veel õnnitleda, emmata, kuidas te tahate. Aga olge head, nüüd me lubame teid tagasi minna kõiki. Aga ärge tee veel istuge, seda ei jõudnud öelda. Et meil on üks asi, siis ma annan teile üle ausõna, lühidalt, kallid päevajuhid, kaua ei hoia kinni. Meil on suvel üks uus traditsioon, et kui täna on võimalus pärast kardinat tõmmatakse ette, seal vahetult jagada oma rõõme muresid ja sinuga palvetatakse, siis meil on nüüd igal pühapäeval üks selline ilus karp, kuhu võib panna oma salajasi palvesoove. Me ei tee neid lahti, me ei loe neid ette, me palvetame nende eest ja pärast me võtame ja põletame need ära, nii et nendest ei tule leki midagi välja, aga me usume, et Jumal, kes näeb südametesse, kuuleb ja vastab ka nendele palvetele. Kallis Jumal, me täname sind, et sa oled andnud meile erinevad ajad, aga sa oled alati nendes aegades öelnud, sa oled ainult ühe palve kaugusel. Sellepärast sina näed, mis on need mured ja mis on need vajadused siin paberitele kirjutatuna. Me õnnistame neid inimesi, palume eelkõige, et neil võiks olla seda julgust, mis oli Maarjal, mitte keerata selga, mitte minna ära, kui asjad on läinud hapuks, vaid vastupidi, tulla sulle veel lähemale, kuni sa tuled ja ilmutad ennast ja muudad selle olukorra. Isa, me palume nendele inimestele usku ja julgust, kuulata sinu sõna ja panna tähele, mis on need piirid, millest ei peaks üle minema, aga kus on need mõõdud ja raamid, kus tuleb täna välja astuda. Aga isa, me usaldame need palvesoovid sinu kätte ja täname, su sõna ütleb, et sinule meelepärased palved on juba vastatud palved. Jeesus, sinu nimel ja sinu nime auks. Amen. Aga nüüd võib küll istuda. Tervist siis ka minu poolt. Kes mind veel ei tea, siis minu nimi on Reeli, ma olen 17 ning ma tulen mitte kristlikust perekonnast. Mul on väga hea meel, et ma saan jagada seda oma lugu. Ning kõik algas 4 aastat tagasi, aastal 2022, kui laager toimus Vinnipajusti gümnaasiumis. Ühel pühapäeval tuli minu emale Rebecca emalt kõne ning ta küsis, et kas Reeli ei tahaks tulla laagrisse. Viimasel hetkel pakkisime siis asjad kokku ning hommikul võeti mind peale ning me läksime Vinnipajustisse. Ning minu parim sõber Rebecca, ta on juba väiksest saati uskunud Jumalasse ning ta tahtis ka, et ka mina usuksin Jumalasse.
kuid ma olin selline, kes ei tahtnud väga kuulata ning ma olin, et mis asja, et minu vanemad ei ole kristlased, et mida nad arvaksid. Ning jõudsime laagrisse ning ma läksin sinna laagrisse selliselt, et ma ei teadnud, kuhu ma üldse satun. Ma läksin täitsa nagu pea ees vette ning saime oma särgid kätte ning algas programm ning seal räägiti Jumalast, ma mingi okei, räägitakse Jumalast, okei. Siis oli väikegrupi aeg ning palvetati, ma mingi okei, võib ka palvetada. Ning siis tuli see viimane õhtu laagris ning see on alati selline väga eriline ning üks tüdruk andis oma elu sellel päeval Jumalale ning ma olin nagu, et ma ei anna oma elu küll Jumalale mitte kunagi. Kuid see oli see hetk, millal Jumal siis naeris mu üle ning ta ütles, et mul on sinu jaoks plaan. Ning 2 aastat hiljem toimus laager siis Sõmeru põhikoolis ning eile, mis oli siis 11. juuli, sai 2 aastat sellest, mille ma sain päästetud. Ning ma tegin seda päästepalvet siis Nele juures ning ma arvasin, et sellel päeval, et nüüd hakkab olema lihtne ning mul hakkab olema hea elu, kuid nii see ei läinud kahjuks. Ikkagi oli neid tõususi ja mõõnasid, kuid mina ei andnud Jumala osas alla ning Jumal ei andnud ka minu osas. Ning reede oli siis meil Uhtnas viimane õhtu, see oli väga eriline. Kui Uhtnas, Sõmerul sai päästetud 5 inimest, siis korrutage see 3-ga. Võib-olla oli neid inimesi vähem, võib-olla rohkem, täpselt ei lugenud laupäeva hommikul. Ning ma olen nende noorte üle väga õnnelik, et nad tegid selle otsuse ära. Laagris ma käisin siis loo kirjutamise töötoas ning järgmise looga ma panin kirja järgmise mõtte. Ma olin pimedas augus, teadmatuses, hirmus. Siis tulid sina ja pesid mu puhtaks. See on võit. Halleluuja, siit ma tulen. Been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, all because of you. Oh, hallelujah. And I'm clean, sin was stained on me, shame was running deep. But love was spilled on Calvary. Oh, hallelujah, clean. God, how can it be? I'm ransomed and relieved, and standing in your victory. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, I'm as good as new. Oh, hallelujah, I've been washed in the water, washed in the blood, because of you. Oh, hallelujah, washed in the water, washed in the it all upon that tree. Oh, hallelujah, I'm clean. Your love has overcome, and your mercy is so free. I'm dancing in your
boys. What you gonna do? What you gonna do when I don't know? Aitäh vaatamast! Selle video tegid siis meie lootelaagris videotöötasu noored. Teeme suure aplausi. Täna te nägite siin laval osasi asju, millega me laagris tegelesime. Tegelikult saime töötubas teha ka rohkem asju, näiteks teha sporti, õppima tegema pilte ja videosi, õppida looduses ellu jääma ja koos meisterdada. Näiteks valmistati ühes töötoas need lilled, mis meil siin kaunistuseks on. Meie teenistus hakkab nüüd vaikselt läbi saama, aga teie veel ära minge, sest et me saame koos torti süüa. Anna, aga enne veel koos saame ühe laulu laulda, võite koos püsti tõusta. Ja lootus aitab teid olla valmis, sinu julgust vajame aimu kulutamiseks, sinu ees siin, oo püha vaim, liigume sees sadame käega maailma. Saatis sind meie päästeks ristile, võtan vastu. Jeesus, kõike oled väärt, mis tahes maksku see, usun seda, oo püha vaim, liigume sees sadame käega maailma.
Te võite korraks istuda veel ja nii kahju on öelda, et meie teenistus on läbi saanud, sellepärast et see on olnud nii eriline seda kõike vaadata, mis need noored, mis nad õppinud on ja mida kõike nad on selgeks õppinud. Aga teate, mis see kõik ei oleks olnud võimalik üldse, kui ei oleks olnud 2 inimest, kes ütlesid, et jah, nemad on nõus seda noortelaagrit juhtima. Nii et ma palun, et te teeksite kõige suurem aplausi, mis te täna veel teinud olete Greetele ja Mattiasele ja tulge siia ette. Ma tean omast kogemusest, et see, mis teie teinud olete, see on hästi suur töö. Ja kuigi meil on siin hästi lõbus vaadata, et kuidas kõigil õnnestub kõik nii hästi ja üldse, et kõik siin on ja töötab ja nii edasi, siis selle taga on olnud teie pühendumine, kõik need väljakutsed, millest teie olete üle tulnud, kõik olukorrad, mida teie olete suutnud lahendada, nii et see on lihtsalt väga eriline ja me ei võta seda mitte kuidagi iseenesest mõistetavalt, et olite valmis nii suurt asja tegema. Ja kuigi me justkui näeme siin ainult seda kontserti ja me näeme seda muusikat, mis siin lõpuks kuidagi sündis, siis tegelikult see, mis teie olete teinud ja millele teie olete ruumi andnud, on see, et noorte elud on saanud muudetud. Ja see on nagu midagi nii suurt ja midagi nii erilist, et me lõpuni ei mõista seda kõike, mida me seal laagris nägime ka, aga lihtsalt aitäh teile, et te olete selleks valmis olnud ja ma tean, et teil on suur ja väga tore meeskond, aga see meeskond ei oleks saanud ilma teieta mitte midagi teha. Aga nüüd me lihtsalt tahame, et te saaksite ka korraks puhata ja võtta hetkeks aja maha ja sellepärast meil on üks tore kingitus ka teile. Aga me võime veel ühe suure aplausi teha neile. Täna on täiega ja teenistus, üldse ei pea ise mõtlema. Kogu aeg öeldakse, nüüd tuleb minna. Siit ees näidatakse ka, nüüd tuleb tagasi tulla. Aga sõbrad, tõuseme koos püsti, siis on juba soe sees, et ootab kook, jäätis, kuum kohv ja külm vesi. Ossa. Aga mõne hetke möödudes me tõmbame kardinad ka ette ja kui sina vajad, et Jumal saaks kõnetada sind isiklikult ja puudutada sinu elu, siis pärast on aega seal, et koos palvetada. Aga meie koguduses me oleme harjunud sellega, et me ütleme teineteise eludesse neid sõnu, mida Piibel nimetab Abrahami õnnistussõnadeks. Ja me saame seda teha ühes koos, kui sa tead, ütle julgelt kõva häälega välja, et issand õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline, issand tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Kõikvõimsa Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen. Õnnistatud nädalat ja rõõmsa taas kohtumiseni juba nädala pärast.